Hästi, nii, tere. Mina olen Mirjam. Ma töötan siin majas. Minu tiitel on siin majas informaatika noorem lektor. Ja ma olen siin instituudis, arvutiteaduse instituudis töötanud aastast 2011. Te olite siis sündinud kõik juba, on ju? Okei, väga hea. Aeg-ajalt pean sobitama ennast graafikusse, ajajoonele. Palju meil oli aega? Pool tundi või? Pool tundi, davai. Nii, ja lisaks sellele, et ma olen siin hästi kaua töötanud, olen ma siin doktorant ka, mis peamiselt tähendab, et ma saan üliõpilase soodustust ikka veel nagu värske noor inimene. Alustame sellest, et ma tahaks teada, mis teie siin teete, mis te mõtlete sellest asjast. Vaadake, kas teile see kood töötab. Võite ka minna sellele aadressile. Ja seal saate vajutada kohtadesse. Nii. Ja mul on kuskil brauser lahti. Ja midagi ma saan siit vaadata. Vaata, kui hästi. Nii, ehk enamik ei ole päris kindlad veel, mis nad teevad siin. Natukene inimesi on juba kindlad. Osa on päris veendunud. Mõni on eksinud. See on okei. Võib olla vales ruumis ka. Vahel juhtub niimoodi. Maja on suur. Päev on olnud tihe. Väga hea. Ma loodan siis, et kui need, kellel on küsimusi, et need saavad oma küsimustele vastused. Lõpus lasen teil juurde küsida ka. Ja ma loodan, et võib-olla minu jutust te saate natukene mingit lisakindlust või mingit lohutust. Nii, see lihtsalt lakkas full screen olemast. Nii, ma panin siia ühe sellise toreda slaidi, mis siis on natukene nagu see hirmus asi, mida vaata vahel, eriti kui sa väike oled, siis kõik sugulased küsivad, et kelleks sina suurena saada tahad. Ja gümnaasiumi lõpus hästi palju tekib minu arust seda küsimust, et mis ma oma eluga peale hakkan ja kuhu ma lähen omadega. Ja on olemas selline, selle kohta öeldakse ikigai, see on selline Jaapanist laenatud mõiste, sellise karjäärivaliku kohta, mis ühendab omavahel missiooni, kire, kutsumuse ja ameti. Et see võib olla üks viisidest, kuidas vaadata, kuhu minna oma eluga või kuhu oma sihid sättida. Ja siin juhitakse kenasti tähelepanu, et kui sa lähed ainult missiooni peale, et siis võib sind kuidagi natuke vaeseks jätta, aga kui sa lähed ainult kutsumuse peale, siis sa ei pruugi tunda midagi tähendusrikast seal ja nii edasi, et seal on nagu, kui me välistame mingisugused suunad, siis me kuidagi jääme justkui millestki ilma. Praegu on hullult vara tahta, et sa teaksid, mis su ikigai on. Võib-olla läheb natukene aega, mõnel inimesel jõuab see kohal alles õpingute lõpus, aga see on minu arvates tore viis, kuidas proovida natukene endale suunda leida või märgata, mida sa õpid või teed koolis või ülikoolis, teeb sinu hingele ja sinu enesearengule. IT on selles mõttes hästi cool eriala, et ükskõik, mis sa teha tahad, kas sa tahad maailma muuta või sa tahad kellelegi hästi hea laps lihtsalt olla ja tema eest ülesandeid lahendada või kui sa tahad lihtsalt raha teenida või kui sa tahad kuidagi tulevikku kujundada või oma ettevõtet teha, ükskõik kuhu sa minna tahad, IT-ga sa saad sinna minna. Eriti kui sulle gümnaasiumis meeldib mõni teine eriala veel, näiteks bioloogia või psühholoogia või keeled või ühiskond või sa sihiksid rohkem meelelahutuse peale või pakub sulle rohkem huvi haridus või asjad või atmosfäär või põllumajandus. Ükskõik, millises suunas sa minna tahad, ükskõik, kas see on sellepärast, et sul on mingisugune missioon maailmale või sul on mingisugune enda huvi ja kirg, sa saad seda teha alustades IT-st. Ja selles mõttes väga nagu ohutu valik võib-olla lausa. Vähese riskiga. Nii, ütleme, et sa oled IT ära valinud ja sa oled praegu kahe vahel, kas sa tahad tulla Tartusse õppima või minna Tallinnasse õppima. Kui palju siin on inimesi, kes ei ole Lõuna-Eestist, kes on Põhja-Eestist või Tallinnast? Fantastiline, väga hea, nii. Siis see võib-olla aitab teil natukene, võib-olla mu jutt aitab teil natukene valida. Et asjad on niimoodi korraldatud, et Tartu Ülikoolis on arvutitega seotud erialasid 2 tükki. Üks on arvutitehnika ja teine on informaatika.
mina räägin informaatika õppekavast, arvutitehnika õppekavast ma tean niimoodi natukene kaude ja veidike niimoodi mööda minnes. TalTechis, mis on tavaliselt peamine alternatiiv Tartu Ülikooli informaatikaõpingutele, on 6 informaatika eriala. Selle kõige esimese nime just värskelt muudeti siia, lisati tehisintellekt ka. Nii, see ei tähenda seda, et Tallinnas on rohkem valikuid. See on lihtsalt ülikoolid korraldavad oma tööd erinevalt ja Tartu Ülikool on oma töö korraldanud niimoodi, et sa valid endale informaatika ja siis sa saad õppekava sees valida, millises suunas sa siin minna tahad. Sa saad siin õppekava sees valida, kas sa tahad rohkem süsteeme arendada, kas sa tahad rohkem küberturbega tegeleda, kas sa tahad rohkem tehisintellektiga tegeleda, võib-olla sa tahad hoopis minna rohkema programmeerimise peale. Et siin on see valik, toimub õppekava siseselt, TalTechis toimub see enne õppekavale astumist juba. Aga see valikute mitmekesisus ja see teekondade mitmekesisus on tegelikult suhteliselt võrreldavad. TalTechiga on veel niimoodi, et mulle on räägitud, et kui sa valid seal eriala, et siis see tavaliselt ka fikseerib sinu jaoks juba tunniplaani ära, see fikseerib sinu jaoks ained ära, moodulid ära, kõiksugused asjad ära selle õppekava sees. Tartu Ülikoolis on nii, et sa valid eriala ja siis hakkad siin sees ise valikuid tegema ja sa saad neid valikuid muuta. Et päris sage on see, et inimesed tulevad õppima, arvavad, et nad tahavad tegeleda näiteks masinõppega või tehisintellektiga ja siis nad hästi kiiresti avastavad, et nad tegelikult tahaksid hoopis näiteks keeletehnoloogiaga tegeleda või mõne aja pärast otsustavad hoopis, et aga programmeerimine on nii äge, ma tahaksin hoopis uurida, kuidas seda teha paremaks. Et sa ei pea teadma ülikooli tulles, mis suunas sa minna tahad, sa saad siin natukene aega olles kohandada oma valikuid. Ja neid valikuid, kui me nüüd vaatame meie õppekava ülesehitus, neid valikuid on hästi palju. Et see on see, kuidas meie õppekava, millistest klotsidest ta koosneb. Nendest klotsidest, need, mis on punase tekstiga, need on kohustuslikud klotsid. Need on need ained, mida kõik informaatika valinud üliõpilased läbivad. Kaasa arvatud siin väikene valik ja vabaainete klotsikene. Ja siis lisaks sellele saab iga üliõpilane valida 2 tükki siit nendest 4. Ja vähe sellest, et ta saab valida need 2 tükki nendest 4, kui me juba teeme, kes on siin kombinatoorikani jõudnud gümnaasiumis, sealt 4-st 2 kaupa, terve hunnik kombinatsioone on ju, nende moodulite endi sees on valikuruumi, ehk kui sa valid selle mooduli, siis see ei fikseeri sinu jaoks kõiki aineid ära, vaid seal mooduli sees saad valida, et kas tahad rohkem praktilisema poole peale või rohkem sealt teoreetilisema poole peale. Ja lisaks sa ei pea valima 2 informaatika moodulit, vaid sa võid siia, siia sa võid valida ka teiselt erialalt, kas 1 või 2 moodulit. Siin on hästi palju erinevaid kombineerimise võimalusi, hästi palju variante, kuidas seda õppekava läbida ja mida siin teha. Vaatan vahepeal, kuidas ma ajaga on. Nii, ja need on siis need moodulid, mida sinna sellele kohustuslikule õppekavale saab kaisu panna. Tartu Ülikool on, siin on nüüd tavaline turundusslaid, Tartu Ülikool on hästi tunnustatud ülikool, paljudel kindlasti on esivanemad ülikoolis, Tartu Ülikoolis käinud, et meie oma kultuuriruumis ja meie aja kultuuriloos me kuidagi käsitleme Tartu Ülikooli justkui ainsa ülikoolina või selle põhilise ülikoolina. See on tänu sellele, et Tartu Ülikool on selline nagu klassikaline ülikool, et meil on õigusteaduskond ja arstiteaduskond, see teeb kuidagi, siin on rohkem selliseid nagu klassikalise ülikooli väärtusi, meil on uksed on lahti ja sul on hästi palju valikuvabadust ja see ülikooli linna tudengielu on hästi kirev ja elav, et sellel on pikk traditsioon ja me oleme selle üle rämedalt uhked, aga me teeme hoolega ka teadust, et ennast hoida nende parimate ülikoolide hulgas. Nii, kui sa oled otsustanud, et sa valid Tartu, võib-olla ma peaksin täpsustama, et kogu see jutt, mis ma räägin informaatika bakalaureuse õppekava kohta ja selle kohta, kuidas siin saab rämedalt palju valida ja siin sa ei fikseeri ennast ära kindlale õppekavale, nagu näiteks TalTechis on kombeks. Ma olen üsna kindel, et see sama jutt kehtib arvutitehnika kohta ka, et samuti need õppekavad Tartu Ülikoolis ongi niimoodi ehitatud, et sa ehitad, seal on mingid põhiasjad, mis sul on nagu raamiks paigas ja sa ehitad sellest enda personaalse õppekava niimoodi, nagu sa tahad kokku. Nii, sa oled Tartusse ja sa oled 2 vahel, et kas sa tahad informaatikat õppida või arvutitehnikat ja neil on selline väike erinevus. Neil on veidikene ülekatet, aga neil on mõningad erinevused ka. Informaatikas meil on, me ütleme selle kohta teooria ja praktika tugev sümbioos.
õpe toimub siin Delta õppehoones, hästi vähe oled sunnitud teistesse majadesse minema ja sa saad sellise arvutiteaduse teoreetilised alused ka, mis on hästi oluline, eriti sellises valdkonnas, mis hästi kiiresti muutub. Et meil ei ole mõtet õpetada sulle ühe tööriistaga toksimist, kui ülejärgmine nädal on uus tööriist tulnud, aga kui sul on tugev teoreetiline põhi, siis sa omandad uue tööriista kasutamise üsna kiiresti. Arvutitehnika on rohkem riistvara poole, rohkem füüsiliste masinatega seotud ja seal on hästi suur osa praktikal. Arvutitehnikat õpitakse 2 õppehoones või 3, Tehnoloogia Instituudis, Füüsikumis ja siis osaliselt ka Deltas. Et see on selline logistiliselt natukene rohkem hajutatud ja selles mõttes ka rohkem mitmekesine, et sa tegeled nii tarkvaraga kui riistvaraga. Informaatika tegeleb pigem tarkvaraga. See on nüüd räme lihtsustus. See päris ei ole nii, ehk informaatika ei ole ainult programmeerimine ja arvutitehnika ei ole ainult robotid. Aga ta on, kuna me tahame alati seda öelda, me tahame meelde tuletada, informaatika ei ole ainult programmeerimine, see tähendab seda, et siin on palju programmeerimist, arvutitehnika ei ole ainult robotid, see tähendab seda, et seal siiski on robotitega palju pistmist. Just, nii, kuidas see tulla saab? Tulla saab niimoodi, et sa teed matemaatika ja eesti keele eksami hästi ära. Kui sa valisid laia matemaatika, siis sa saad sinna natukene punkte juurde sellele skoorile ja matemaatika eksamil on natuke kõrgem kaal. Kui sa tahad modelleerida juba, sa juba aimad, kui palju sa matemaatika eksamis punkte hakkad saama, siis ülikooli kodulehel peaks olema see sisseastumiskalkulaator, kuhu sa saad oma oletatava punktisumma sisestada, et vaadata, kui palju see punkte annab, et sa ei pea isegi seda valemit oskama kasutada. Teine variant on see, et sa teed programmeerimise eksami. Need toimuvad see aasta 2 kuupäeval, 31. mail või 7. juunil. Ja sellele registreerumiseks tuleb kas otsida lihtsalt guugeldada programmeerimise eksam või vaadata didaktika.cs.ut lehe pealt. Ja seal on selle kohta kõik kirjas. Ja seal on ka näidisülesanded väljas ja seal on igasugused selle korraldusega seotud asjad väljas. Et see on hea strateegia selleks puhuks, kui sa millegipärast oled matemaatikas on suured lüngad sisse jäänud või sa muretsed, et kas sa lähed õpetajaga tülli enne eksamit või ei lähe, et siis see on nagu hea siuke tagavara variant. Aga kui sa niikuinii tead, et sul matemaatika eksam läheb täiega jumalast muu seas hästi, et siis tegelikult programmeerimise eksamit tingimata ei ole vaja, et siis saad kasutada oma aega millegi muu jaoks. Ja vastuvõttu tagab 85 punktise lävendi ületamine, siis kui sa üle 85 saad selle valemi järgi, siis sa oled lihtsalt piuplõks sees, ja ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Ehk kui üle 85 punktiseid liiga palju ei ole, siis järgmistele lihtsalt tulevad selle 85 alt. Ja et üleüldse pingerita saada, su skoor peab olema vähemalt 66. Sellised reeglid. Siis on meil eritingimustel sisseastumise võimalused neile, kes on käinud olümpiaadidel ja saanud lõppvooru. Ja need võiksid olla valdkonnaga seotud olümpiaadid. Kõik see info on meie kodulehel ka väljas, ei pea pildistama. Võib pildistada vabalt, sorry, segasin su pildistamise ära, pildista muidugi. Ja teaduskooli lahtistel võistlustel osalemine samuti. Just, ja meil on isegi informaatika olümpiaad on siin kirjas. Ja, just, et kui sa oled võistlustel käinud palju, et siis sa võib-olla ei pea üldse oma eksamite pärast praegu üldse muretsema. Meil on mõned stipendiumid bakatudengitele, aga lisaks sellele, et meil on stipendiumid, üliõpilased saavad ka arvutit, ma arvuti kohta slaidi ei teinud, aga teid visatakse lihtsalt tutika väga hea sülearvutiga, kui te siia õppima tulete ja saad seda arvutit õpinguteks kasutada nii kaua, kuni sa siin õppimist jätkad. Et see mure on ka lahendatud. Vajaduspõhist õppetoetust, kelle perekond ei jaksa toetada õppimist ja erivajadustega üliõpilastele on stipendium. Ma panin hallina need stipendiumid, mis sel aastal on olnud, sest me praegu ei tea neid summasid, nii et ma ei saa kindla peale lubada, kui palju need saavad olema, sest need on koostöös, need ei tule niimoodi, et ülikooli lihtsalt on rahapada, kus ta tõstab, vaid kõik see on koostöös ja läbirääkimistes teiste organisatsioonidega. Nii et ma ei julge teile summasid lubada, aga me töötame kõvasti selle nimel, et informaatika tudengitel oleksid stipendiumid, mis nende õpinguid toetavad ja motiveerivad. Ja siis on sellised ühekordsed stipendiumid, mida saavad hästi tublid üliõpilased. On Wise'i stipendium naisüliõpilastele, Roman Ringi tehisintellekti stipendium ja Ülo Kaasiku stipendium neile, kes Eesti oskuskeele arengusse või panustanud on. Sellised ühekordsed nagu preemia moodi stipendiumid rohkem. Nii, räägin nii kiiresti ja meil on vaja pool tundi täis rääkida.
aga siis meil ongi rohkem aega küsimustele. Nii, üks mure paljudel inimestel enne informaatikasse tulemist on see, et kui palju matemaatikat ja kui raske see on. Matemaatikat on meie õppekavas 4 kohustuslikku kursust. Kursus tähendab siis 16 nädalat õppetööd ja siis üks suur eksam. See on kursus. Ja need kursused on korraldatud niimoodi, et seal on 2-3 korda nädalas on mingisugused kohtumised, kus lahendatakse ülesandeid, keegi seletab, mis värk on sellega. Ja seda on ainult esimesel 2 aastal. Ehk sul on üks kursus semestris. Ja need, kes soovivad, need, kes juba teavad, et nad tahavad minna välismaale magistrantuuri või kes väga armastavad matemaatikat, kes tahavad väga teoreetilisi põhjapanevaid asju elus teha veel, et sa ei pea piirduma nende 4 kursusega, sa võid endale juurde võtta mõnuga igasuguseid kursusi. Sa isegi ei pea siit majast ära minema, sellepärast et Matemaatika Instituut on lihtsalt 3 levelit ülespoole, nagu matemaatika ikka. Jah, et sa saad vabalt ise jälle reguleerida siin seda, et kas sa tahad teha ainult kohustuslikku matemaatika ja süveneda nendesse tehnilistesse asjadesse juba varakult või sa tahaksid rohkem hoida seda põhja laiana ja uksi lahti ja endale rohkem matemaatikat ahnitseda. Nii, siis on sageli inimestel on mure, samamoodi nagu inimesed on umbes, et aga umbes, et kalju ronimiseks või postitantsuks peavad suured musklid olema. Ei, aga sa saad sealt suured musklid. Sama on arvutitest ja programmeerimisest teadmisega, et sa siia tulemiseks ei pea teadma arvutitest ja programmeerimisest, aga kui sa siia tuled, siis sa hakkad teadma arvutitest ja programmeerimisest. Selle jaoks sa siia tuledki. See ei pea tulema olemasolevate teadmistega erialale, mida sa tuled õppima. Nii, ma ehitasin nüüd Microsofti vahenditega, see saab olema hästi nagu esteetiliselt valus. Olge valmis. Ehitasin teile natukene sellist nagu visuaalset skeemi, kuidas see õpe välja näeb. Et meil on 3 õppeaastat, kui sa tuled bakalaureuse õppesse, see koosneb 3 õppeaastast ja need õppeaastad on üsna sarnased sellele, kuidas koolis on, et õppeaasta algab septembris ja käib umbes jaanipäevani välja. Ja neid on 3 tükki, gümnaasiumis on ka 3 aastat, on ju, suhteliselt sarnane. Ja meie õppeaastad on tükeldatud semestriteks, on sügissemester ja kevadsemester. Osades gümnaasiumites vist on perioodid, on ju. Vanasti olid veerandid, nüüd vist on perioodid. Ja need semestrid sisaldavad ennes ühes semestris, sul on mingi komplekt aineid, mida sa teed, tavaliselt 5 ainet. Vist gümnaasiumis on ka niimoodi, et sul on mingil perioodil on mingid ained, see periood saab läbi ja siis mingeid aineid järgmisel perioodil enam ei ole, on mingisugused teised ained. Et meil ongi niimoodi, et sul on mingi loetelu õppeaineid vaja läbida, mitte aineid teha, see kuidagi kutsub narkopolitsei õppeaineid läbida. Ja sa valid igaks semestriks 5-7 õppeainet ja tavaliselt siis sa vaatad, mis sul kohustuslikud on ja siis edasi vaatad, et mis sulle veel huvi pakub. Igaks semestriks on 6 semestrit, sügissemester ja kevadsemester. Ja kevadsemester on selle poolest tore, et algab veebruaris, praegu kevadsemester käib, nagu see on hästi rõve õues meil, aga selle nimi on kevadsemester. Nii et see on selline rõõmu toov semester natukene. Nii, sügissemestri ja kevadsemestri vahel on jõulud, kevadsemestri lõpus on suvi. Nii, jah. Kust me kogume need punktid ja hinded, vahel gümnaasiumites on ka selline, et on mingi hindamiste nädal või arvestuste nädal või mingi on teil kuidagi fokusseeritud nagu mingi intensiivsem aeg. Meil on see korraldatud niimoodi, me nimetame seda eksamisessiooniks ja sügissemestri eksamisessioon on tegelikult pärast jõule. Teed selle eksamisessiooni ära ja hingetõmbeaeg on jaanuaris ja kevadsemestri õppeses see eksamisessioon on enne jaanipäeva tavaliselt. Et saad juba niimoodi suve peale ära minna. Ja siis teed kogu selle nalja ära ja siis teeb diplom. Ja siis on valmis. Ja siis hakkad mõtlema, mis edasi teha. Soovitan magistrantuuri selle peale tulla kohe. Kusagil siin teisel sügissemestril sa teed oma päris esimesel kevadel. Kuskil siin sa teed oma põhilise sellise suuna valimise ära. Ehk kui sa oled selleks ajaks, sa võiksid välja mõelda, kas sa tahad kõrvaleriala, kas sa lähed rohkem teoreetilise suuna peale või rohkem praktilise suuna peale. Sul tekib juba esimese 2 semestri jooksul võib-olla mingi tunnetused, milles sa hea oled, mis sulle rõõmu toob. Võib-olla ka tunnetused, kuhu millisesse klassi või rühma need ilusad tüdrukud lähevad, kellega sa koos tahaksid õppida. Et täiesti kõik on okeid motivaatorid valimaks mingit suunda või õppeainet või strateegiat õppimiseks. Nii, kui sa oled Tartusse ja sul ei ole Tartus kodu, või sa ei taha oma Tartu kodus enam olla, sa oled suur inimene juba,
Siis Tartus on meil ühikad. Ühikate toahinnad on, või kohahinnad on 82 kuni 159 või? Issand, nii odav või? Wow. Esmakursuslastel on väikene eelisjärjekord, seega sa pead jälgima seda üliõpilasküla lehekülge, kus on kogu see info olemas. Deltale lähim ühikas on siit kohe üle tee. Hüüdnimi on Mordor, see oli kõige kauem remontimata, see oli fantastiliselt õudne, aga nüüd on see hästi ilus. Ja hästi ilus ja puhas ja kõike värki, aga me ikka Mordoriks seda kutsume. Eelmine aasta see õppima tulemise ja ühikakoha taotlemise kinnitus oli 15. juuli. Ma ei tea, kas see aasta jääb samale kuupäevale, aga nagu, kes kindlasti tahab ühikakohta, need peavad valvsad olema. Nii, kui sa oled täiesti kindel, et see on see maja ja need on need ühikad, kuhu sina tahad ennast sisse sahkerdada, et kuidas olla valmis, et siia tulemiseks. Ma soovitan, et tehke matemaatikaeksam hästi ja proovige sellest rõõmu leida. Gümnaasiumi matemaatika on hea alus ülikooli matemaatikale, aga see, kuidas me õpime gümnaasiumis matemaatikat ja kuidas me õpetame ja see, kuidas ülikoolis matemaatika on hästi erinevad tegelikult. Et vahel inimesed on üsna üllatunud, et ma arvasin, et mulle meeldib matemaatika ja mulle tegelikult ei meeldi või hoopis vastupidi, et matemaatika oli veidike nüri ja igav gümnaasiumis või nagu liiga lihtne õppida ja alles ülikoolis läks matemaatika huvitavaks või tähenduslikuks. Aga hea matemaatika baas annab sulle hea, esiteks sul on ülikoolis lihtsam juba järgmisele levelile astuda, ei pea ennast järele aitama ja sellest rõõmu tunda oskamine on ka, see on harjutatav. Harju kalendrit kasutama. Hästi huvitav on see, et kui ma küsin esimese kursuse tudengite käest, et mis sulle ülikoolis siiamaani kõige rohkem on meeldinud, siis kõik on nagu vabadus. Ma saan ise otsustada, ma saan ise valida, ma valin ise, millises tunnis ma olen, ma valin ise, kui kaua ma selles tunnis olen, ma ise valin, millal ma õpin, ma ei pea kell 8 hommikul koolis olema, mul on nii palju vabadust. Ja siis, kui ma küsin, et mis sulle kõige vähem ülikoolis meeldib, siis nad ütlevad vabadus. Ma pean ise teadma. Mul ei ole enam e-kooli, keegi ei kirjuta mu emale, kui ma paha poiss olen olnud, et ma pean ise hakkama. Ja sellepärast ma soovitan, et kui sa veel ei kasuta oma isiklikku kalendrit, sul ei ole veel head ülevaadet oma kohustustest, et nüüd on see viimane poole aasta aega harjutada seda. Ole ülikooli tulles avatud koostööle ja uute inimestega suhtlusele. Ole selleks juba ette valmis, et kuna kõik saavad väga vabalt valida, millist teed pidi nad siin ülikoolis kulgevad, milliseid kursusi nad valivad, milliseid mooduleid, mis suunas nad lähevad, siis sulle ei garanteerita klassikaaslasi nii nagu kooli ajal on olnud, et sa lihtsalt nädalate kaupa istud iga päev nende samade vendadega ühes ruumis, vaid see vaheldub, sa oled järgmises tunnis, sa oled jälle uute inimestega koos. Kui sa tahad sõpru leida, siis sa pead selle jaoks natukene ise paar sammu nende poole astuma. Tea, et sa veel ei pea teadma, see on täiesti okei. Inimesed võivad ka mingi ähmi täis minna, et issand jumal, ise tahad IT-d õppida, aga seda ei tea. Ära sellepärast muretse, sa ei pea veel teadma. Ja sa ei saa päris valmis. Täielikku kindlust ei tule. Mina tegin terve oma magistri läbi niimoodi, et ma ei olnud päris kindel, kas ma olen õigel erialal. Et see kindlust lihtsalt, see tuleb nagu vahel väikese viivitusega. Vahel mingil üllatuslikul kujul või allikast. Reklaamiminutid on need, et kui sul on klassiõde, kes täna ei tulnud ja sa arvad, et talle meeldiks see eriala või selle kohta midagi teada saada, ka võib-olla noorematest klassidest. Meil on 17. aprillil on tulemas selline asi nagu IT-päev tüdrukutele. Seal on töötoad, seal on ettekanded vilistlastelt ja selle regamine ei ole veel lahti, see on nagu kõige rohkem nagu eelinfo, mis ma saan anda, sest mina tean lihtsalt seda kuupäeva, sest ma olen selle korraldustiimis. Et jälgi meie Instat ja ole valmis, et see reklaam ühel hetkel tuleb, et saad ennast kirja panna või mõne klassiõe kaasa kutsuda. Nii, ma võtan klassist küsimusi, aga võib saata sinna ka küsimusi. Oota, ma vaatan, kas ma selle lahti tegin. Me saab aeg läbi, ma vaatasin. Alguses oli nii palju aega. Nii, nüüd. Võib klassist hõigata küsimusi, võib sinna kirjutada. Alustame klassist kõigepealt. Sul on küsimus? Okei, ma vaatan siis siia. Siin ka ei ole küsimusi või? Vaata, kui hästi. Kuule, me oleme päris tublisti teinud. Meil on 5 minti aega, nüüd me võime siin nagu mõtiskleda selle kõige üle, mis see kõik... Oh, yes, nii, hakkab.
Et kuidas toimib see programmeerimise eksam seoses kaitseväeteenistusega? Et kas on võimalik teha niimoodi, et ma teen see aasta selle programmeerimise eksami ära ja siis järgmisel aastal ma tulen selle alusel ülikooli? Jah, programmeerimise eksam kehtib minu arust mõnda aega ja sa võid ka niimoodi teha, et sa teed eksami ära, sa saad sisse, võtad akadeemilise puhkuse, lähed kaitseväkke ja siis kaitseväest tuled tagasi ja hakkad õppima. Et tavaliselt tehakse niimoodi, et kui sa oled juba sisse saanud, et siis sa lihtsalt tuled ja võtad kohe akadeemilise selle jaoks, et kaitseväes ära käia vahepeal. Siis kui ma teeks, niimoodi saaks ka teha, et ma lähen kaitseväkke ära ja siis pärast kaitseväkke ma tulen ülikooli sisse. Ma arvan küll, see on hullult hea küsimus. Ma arvan küll, et niimoodi peaks ka saama teha. Millegipärast nad astuvad kohe sisse nagu ja võtavad akadeemilise, nii et. Ma olen ise lugenud see programmeerimiseksamiga ise, et sellel aastal, kui see tegi. Okei. Meil on rohkem teadjaid. Sa pead selle aasta sisse astuma. Ja ma arvan, et see on kodulehel kirjas ka. Kui me vaatame sinna kodulehele, seal peaks olema see kirjas. See on hullult hea küsimus, selle ma järgmiseks korraks mõtlen välja. Kui sa sealt ei leia selle programmeerimise eksami lehelt seda infot, siis seal on kindlasti meili aadress, kuhu sa saad kirjutada ja küsida selle kohta. Ja siis nad taipavad selle info sinna panna, sest see on hea point. Nii, palju inimesi tavaliselt astuvad informaatikasse sisse üle 85 punktiga. See vaheldub aastati ja ma ei oska sulle öelda sellepärast, et meil ei ole 85 punkti lävendit ja neid vastuvõtutingimusi varem olnud, et eelmine aasta meil olid teistsugused vastuvõtutingimused ja üle-eelmine aasta olid meil teistsugused, nii et ma ei oska öelda. Teine asi on see, et siin on mingisugused kuulid populatsioonikõverad, meil ei ole iga aasta 19 aastasi nii palju. Et ma ei tea. Me võtame 225 üliõpilast vastu. Seda ma tean. Nii, kas on võimalik hästi sisseastumise eksami informaatikat soovitada, kui ei ole veel kokku puutunud? Kui sa ei ole programmeerimisega kokku puutunud, siis sa programmeerimise eksamit hästi arvatavasti ei tee, sellepärast, et programmeerimise eksam on üsna varsti ja selle paari kuuga on üsna raske, kui sa üldse ei ole kokku puutunud, on üsna raske sellele levelile ennast õpetada. Ma arvan, ma tegelikult ei tea teie võimeid, aga ma arvan. Seega ma soovitan lihtsalt gümnaasiumi matemaatika ja eesti keele eksam hästi teha ja siis sellest juba piisab. Siis ei ole vaja programmeerimise eksami pärast üldse muretseda, sest et sa tuled ülikooli, siis me hakkame täiesti nullist peale sulle programmeerimist õpetama, nagu hästi paljudele teistele inimestele, nagu väga paljudele siin majas olevatele teadlastele ja arendajatele siin linnas tulevad ülikooli, nad saavad oma esimese läpaka, nad hakkavad nullist programmeerimist õppima. Et see on täiesti levinud teekond informaatikasse. Nii, kuidas saaks põhikooli õpilane valmistuda ülikooli sisse saamiseks? Kõik need samad asjad, mis ma ütlesin, mis aitavad igaühel valmistuda ülikooli sisse saamiseks. Et harju ise oma kalendrit kasutama, õpi matemaatikast rõõmu tundma, kuula, mis su õpetajad sulle räägivad, esita häid küsimusi, ole avatud suhtlusele ja tutvustele. Jah, nii. Kui palju küberkaitset õpitakse, kas sellega on võimalik töökoht skoorida? Küberkaitset meil, ma mõtlen nüüd, meil on mitmesuguseid kursusi, mis on seotud krüptoga. Vaatame kohe. Vaatame näiteks nii. Ehk nii, ma mõtlen huvitav, millega tegeleb. Meil on krüptograafia kursus, meil on mitmesuguseid, siin oli andmeturve, vist on kohustuslike asjade hulgas ja siis on valikkursuste hulgas kindlasti veel mingisuguseid asju, kus sa saad endale sebida neid teadmisi juurde, aga ma arvan, et kui sa tahad päriselt riiki hakata küberturvama, siis sa pead magistrisse tulema. Nii, kuld ja hõbemedaliga boonuspunktid. Jeesus, see on ülikooli kodulehel kirjas, me võime pärast otsida selle koos välja. Kui sa juba oskad programmeerida, kas sa pead käima programmeerimiskursustel? Ei pea, me teeme programmeerimise kursuse alguses eeleksami ja need, kes selle eeleksami teevad väga hästi, need on tervest sellest kursusest vabastatud.
ehk nad saavad sellel esimesel semestril juba võtta midagi cool'i või huvitavat. Hästi tihti nad jätavad selle Pythoni kursuse vahele ja lähevad näiteks funktsionaalprogrammeerimise kursusele või mingile huvitavale nagu neile jõukohasele kursusele. Nii, boonuspunkte kohe vaatame. Nii, 85, 225, kui rohkem kui 225 sisseastujat saab 85 punkti, siis me võtame kõik vastu. Me 1 aasta seda tegime, hästi palju üliõpilasi oli, üle 300 üliõpilasi oli, kõik võtsime vastu, väga kaos oli, suhteliselt meeleheide, aga mulle tundub, et me saime hakkama ja tänu sellele tuleb hästi suur lõpetajate lend, just äkki sel aastal. Nii et jah, kui me oleme lubaduse andnud, siis me oma lubadust ka püüame pidada. Nii, ja need, kellel õnnestub kaitseväkke minna pärast ülikooli, pärast bakat, et neile soovitan seda küberkaitseväge väga, et see pidi olema hästi, hästi tore ja praktiline ja pead vähem metsas olema, pärast reamehe õppust saad kohe hakata mingeid sisukamaid asju tegema. Nii, gümnaasiumi hindeid ei võeta arvesse, kui sa oled gümnaasiumi ära lõpetanud, siis sellest juba piisab. Nii, kus meil oli, ma tahtsin siia tärnikese panna, aga me pärast vaatame selle koos. Nii, et gümnaasiumi hindeid ei võeta arvesse, saa lihtsalt oma 3 kätte nendes ainetes, mis sulle ei paku pinget või huvi või kus õpetajaga läbi ei saa ja tee lihtsalt matemaatika ja eesti keele eksam hästi. Eksamid loevad, hinded ise ei loe. Lihtsalt püüa kool ära lõpetada. Nii, ja mulle tundub, et on kõik. Henri juba niheleb siin, siit on küsimus. Nii. Ma kuulsin, et kui sa pärast bakalaureust lähed kaitseväkke ja lähed küberkaitsesse ja teed seal oma teenistus ära, siis magistris saad selle asendada oma praktikaga? Jah, see kõlab loogiliselt küll. Jah, oleneb, mis sa tegid muidugi seal, aga jah, kõlab mõistlikult, et sa võiksid saada asendada. Et lähed, teed sõjaväekutset ei ole veel tulnud, tuled bakasse, õpid meil bakas ära, oled valmis selleks, et kui sa pärast bakat lähed kaitseväkke, et siis sa püüad küberkaitseväkke saada, seal tuleb tähelepanelikult õigel hetkel kisa tõsta, et mina tahan ja siis sa saad pärast, kui sa oled selle osa ära teinud, kui sa tuled tagasi magistrisse, siis seda, mida sa seal küberkaitseväes tegid, võib kasutada praktikana. Kõlab nagu võtaga ülekantavad punktid lihtsalt. Nii, Henri, sa oled sellise näoga, et sa tahad meid siit ära ajada. Ma arvan, et see hõbe ja kuldmedaliga sisse saamise info on ka ülikooli pealehel mingisuguse generaalse asja juures olemas, aga arvestades juba, et kui head punktid sul peavad olema selleks, et hõbemedaliga lõpetada, siis ma arvan, et sa lihtsalt ületad 85 punkti. Nii, aitäh! Head tuuri siis või?